NATO riigi strateegiline sadam muutus põrguks pärast seda, kui meredroon plahvatas Konstantsas, Rumeenias, selle reede hommikul 5. juunil 2026. Plahvatus ei põhjustanud surmajuhtumeid ega vigastatuid, kuid tõstatas Euroopas tõsise küsimuse. Kui kaugele võib Putini sõda tõugata riski Lääne sõjalise liidu territooriumile? Droon kasutati Ukraina sõjas Venemaa vastu, kuid Kiiev väitis, et kaotas seadme üle kontrolli Vene elektroonilise sekkumise tõttu. Siit muutubki juhtum plahvatusohtlikuks. Putini alustatud sõda on juba toonud tule, suitsu, sireenid ja evakuatsiooni NATO tundlikule alale. Mis plahvatas Konstantsas? Miks Putinit selles loos mainitakse? Kuidas NATO reageerib? Ma räägin sulle kohe kõigest sellest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on selliseid videoid kogu aeg. Plahvatus toimus Constanta tsiviilsadamas Mustal merel, mis on üks tähtsamaid piirkondi Rumeenias kaubanduse, energia ja mereliikluse jaoks, ajal, mil Ida-Euroopas käib sõda. Rumeenia kaitseministeerium teatas, et droon avastati hommikul pärast seda, kui piirkond oli juba turva, rannavalve ja kaitseametnike poolt eraldatud. Kõige olulisem teave on see, et varustus ei kuulunud Rumeenia armeele ega olnud osa kohalikust sõjaväeõppusest. Rumeenia suutis tragöödiat vältida, kuna sai hoiatuse, eraldas piirkonna ja evakueeris inimesed enne plahvatust. Üle 1000 inimese evakueeriti lähedal asuvatest kohtadest, sealhulgas rannapiirkondadest, samal ajal kui helikopterid saadeti otsima teisi droone. Hädaolukordade osakonna juht tegi selgeks, et piirkonnas kardeti uusi seadmeid. Juhis oli ennetada, tsiviilisikud eemaldada ja takistada plahvatuse jõudmist süütute inimesteni. Putini kahjuks rääkiv versioon ilmneb juhtumi mehhanismis. Ukraina merevägi kinnitas, et kaotas Mustal merel toimunud operatsiooni käigus kontrolli meredroonide üle. Kiiev omistas kontrolli kaotuse Vene elektroonilise sõjapidamise tegevusele, tõenäoliselt signaali blokeerimisele ja segamisele. See muudab juhtumi poliitilist kaalu. Keskkond, mis viskas selle artefakti NATO riigi territooriumile, linna, sündis Vene sõjast ja Moskva katsest pimestada, segada ja kõrvale juhtida seadmeid Mustal merel. Vladimir Putin püüdis muuta Musta mere püsiva surve tsooniks. Venemaa ründab Ukraina sadamaid, kasutab droone, rakette, elektroonilist sõjapidamist ja sõjalist hirmutamist, et kurnata Kiievit ja hirmutada naabreid. Nüüd hakkab tagajärg ilmnema ka NATO sees. Rumeenia ei ole konfliktist kaugel asuv piirkond. See on riik. Riik, mis on alliansi liige, piirneb Ukrainaga ja on muutunud strateegiliseks teeks pärast seda, kui sõda sulges osa Ukraina väljapääsudest. Kui seal toimub plahvatus, ei ole häire ainult kohalik. Sõnum jõuab Brüsselisse, Washingtoni ja kõikidesse pealinnadesse, mis jälgivad alliansi idapiiri. Juhtum saab veelgi suurema tähenduse, sest see ei tulnud üksinda. Mõni päev varem tabas Vene droon Galates, samuti Rumeenias, elumaja Ukraina vastase rünnaku ajal. 2 inimest said vigastada. Rumeenia võimunia määratlesid seadme kui Vene päritolu ning NATO rõhutas, et on valmis kaitsma oma liikmete territooriumi. See tähendab, et Rumeenia oli juba varem otseselt Vene varustuse tõttu šoki saanud enne Konstantsa plahvatust. 1 nädalaga jõudis sõda ekraanidelt 2 korda Rumeenia pinnale. Venemaa eitas otsest seotust sadama plahvatusega ja üritas vastutust Ukrainale veeretada. See on Moskva vana käitumismuster. Kõigepealt lükkab ta sõja tsiviilisikute lähedale. Siis eitab, ajab segadusse, süüdistab teist poolt ja püüab muuta agressori ohvriks. Aga Putini jaoks on probleem lihtne. Ilma Venemaa sissetungita, ilma pidevate rünnakuteta Ukraina vastu ja ilma elektroonilise sõjata Mustal merel ei oleks selline juhtum NATO riiki ohustamas. Rumeenia reageeris turvameetmete ja järelevalve tugevdamisega. Rumeenia valitsus oli juba pärast rünnakut Galatis palunud liitlastelt rohkem toetust õhutõrje ja droonitõrjesüsteemide jaoks. Konstanta juhtum suurendab survet madallennu-radarite, püüdurite ja suurema kaitse järele alliansi idapiiril. Sõnum, mis sealt tuleb, on selge. NATO idatiib on muutunud Putini sõja prooviliiniks. Ukraina on samuti näidanud, et ta ei ole ainult rünnakute sihtmärk.
Samas pingelises olukorras teatasid Ukraina väed tegevustest Venemaa logistikalaevade vastu okupeeritud aladel, sealhulgas sellistes sadamates nagu Mariupol ja Berdjansk. Ukraina näitas, et sihtmärgiks olid laevad, mida kasutati, ning ta ei ole lihtsalt rünnakute sihtmärk. Sõnum, mis sealt tuli, oli selge sõnum. Sõnum tuli sealt, sõnum oli selge. Testi piirkonnast sai piirkond, kus arvati, et sõda saab hoida Ukrainas ja hirmu saab ohjata Euroopa äärealadel. Plahvatus Konstantsas näitab, et see arvutus muutub ebastabiilseks. Suurem küsimus on, kes lõi selle sõjatandri, mis pani drooni Konstantsasse jõudma. Vastus viitab Putinile. Just Moskva tungis Ukrainasse. Just Moskva militariseeris Musta mere. Just Moskva muutis Euroopa idapiiri ohtlikuks piirkonnaks. Ja just Moskva üritab nüüd eitada omaenda eskalatsiooni tagajärgi. Trump on alati tegutsenud jõuloogika järgi enne nõrkust. Kui vastased panevad piire proovile, siis liigne taganemine ainult suurendab kriisi hinda. NATO ei saa käsitleda seda juhtumit kui üksikut õnnetust ja vaikides edasi minna. Tuleb tugevdada idatiiba, suurendada drooniseiret ja teha selgeks, et iga uus viga, provokatsioon või kõrvalekalle, mille põhjustab Vene sõjamasin, saab poliitilise ja sõjalise vastuse heidutuse raames. Euroopa ametivõimud omistasid riski suurenemise Venemaa sõjale Ukraina vastu. See käsitlus nõrgendab Moskva narratiivi. NATO täheldas veel üht juhtumit omaenda tiival. Vladimir Putin sai taas rahvusvahelise surve alla, sest tema sõda paistab jälle kaose allikana. Vladimir Putini sõda on juba jõudnud NATO territooriumile ja iga uus kaotatud, eksinud või väljalastud droon suurendab suurema kriisi võimalust Euroopa julgeoleku südames. Mina olen Milson Alves Global ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvesi kogukonnaga.